raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head kuulajad, Vaba Sõna stuudios on taas Riigikogu liikmed Evelin ja Anti Poolamets. Tänases saates tuleb juttu omavalitsustes koalitsioonide moodustamisest üle Eesti, e-valimiste probleemidest ning olukorrast kliimapoliitika rindel. Esmalt siis mõned uudised, nimelt Lätis tegid koalitsioonivalitsus ja opositsioon tugevalt koostööd ja võtsid vastu päris üllatava otsuse lahkuda Istanbuli konventsioonist. Sellise kauge maa nimega konventsioon on tegelikult üks paheline rahvusvaheline lepe, kus naiste kaitsmise sildi all edendati hoopis hullumeelset sotsiaalsete sugude kaitset ja korraldati asju nii, et pagulus immigratsioonipoliitika või siis asüülipoliitika oleks veel agressiivsem ja kedagi saaks tagasi saata. Ja enne imet Läti tuleb sellise asjaga välja, kes on ka nagu vahel paistab silma mõne toreda asjaga, siis jälle on väga pikalt vaikus. Et minul oli see päris üllatus, aga mitte päris üllatus, sest ma käisin 3 päeva Poolas Katowice linnas Poola rahvusliku konservatiivse partei õigus ja õiglus programmi konverentsil, kus ma esinesin ka julgeolekupaneelis, rääkisin Balti, Poola ja Põhjamaade koostööst, et see oli väga sisukas üritus, kohtusin ka Poola endise presidendiga ja oli palju põnevaid kohtumisi. Igal juhul seal rahvuslased on väga aktiivsed, rahvuskonservatiivsed jõud on väga tugevad ja loodavad varsti uuesti võimule tulla. Ja seal ma kohtasingi Läti endist kaitseministrit härra Bergmanist, kes ütles, et meil tulevad ees rasked päevad. Nimelt meil on see Istanbuli konventsiooni teema ja see, et see nii raske oli, näitas, et 5000 inimesega meeleavaldus oli parlamendi ees, kus siis kõikvõimalikud globalistid rääkisid, et oi, kuidas naiste õigusi nüüd jälle rikutakse ja millised kurjad inimesed on, aga nad said 2-kordse enamusega võidu nende üle, nii et meie jaoks Eestis rullis Isamaa ja kõik nad rullisid üle, ütlesid, et see on naiste õigused ja kõik, aga näe, Lätis nähti läbi see asi ja kas pole üllatav? Ja tere ka minu poolt ja Läti on tõesti selle targa sammu teinud, aga ma tuletan kuulajatele meelde, et 2021. aastal astus ka Türgi sellest konventsioonist välja, ehk kuigi oli tegu justkui Istanbuli ja justkui Türgis toimunud konventsiooni allkirjastamisega, oli Türgi ise see, kes sealt välja astus ja nagu sa ka mainisid, tõepoolest see konventsioon eelkõige tegutseb selle nimel, et suurendab seda immigratsiooni, et see konventsioon annab õiguse iga naistele, peredele või et saada asüüli, kui on perevägivald või sooline diskrimineerimine. Konventsiooni artikkel 61 ütleb, pagulasnaisi ei tohi kunagi tagasi saata sinna, kus on oht, et neid sooliselt diskrimineeritakse. No ja millises Aafrika riigis me võime öelda, et nüüd ei diskrimineerita? Euroopa mõistes on ju seal islam suures osas riikidest, juba võime öelda, et järelikult võib kõik naised sealt vastu võtma, sest Euroopa mõistes sunnitakse neid seal näorätikuid kandma ja... No seal hulgas ju ka veel need transnaised, kes ära hea naerma. Kes islami kultuuris, ma kujutan ette, ellu ei jää. Aga nad võivad kõik end transnaisteks nimetada, sest sugusid võib vahetada aastas 2-3 korda. Eestis pandi ka selline kord kehtima ju Jevgeni Ossinovski ja siis Tsahkna koostöös kunagi, et siis lihtsalt hullumeelsuse laiendamise konventsioon on see. Igal juhul on jälle üks asi, mida Lätilt õppida ja järgi teha. No midagi seal on väga erilist, sellepärast, et 5000-line punaste meeleavaldus on väljas ja neid ei huvita, nad on järelikult aru saanud, et see konventsioon on päris õudne asi. Aga meil ei saada ja minu meelest üks probleem on see, et Isamaa ei taha millestki aru saada ja ühe jalaga
koperdab globalistlikus ämbris ja teise jalaga flirdib siis isamaalisusega. Ei no minu meelest on Isamaa nagu kõige parem näide Riina Solman, kelle käest küsiti, et kas te toetate tuulikuid, Riina Solman vastas et toetame ja ei toeta ka. Ja siis küsiti, millist piirkiirust te siin Tallinnas näete, kas 30 või 50 kilomeetrit tunnis. Jälle Riina Solman vastas Minu meelest Isamaale on see väga iseloomulik, et iga asja peale on nii või naa, et sobib nii must kui valge, sobib nii kuum kui külm, et kõik sobib. Ja lisan ainult konventsiooni juurde veel, et seal on siis sees ka, et traditsioonilised soorollid võivad olla nagu siis ahistamine ja kiusamine, et nii, et kui kuskil on traditsioonilisem ühiskond ka soorollide osas, siis võib ju kohe kuulutada, et kõik seal ühiskonnas, kõik naised on ahistatud ja kõik võiksid kolida Inglismaale, Eestisse või Saksamaale, saada tasuta korteli, tasuta ülalpidamise ja elu on lill, et selline see moodne elu on ja iga konventsioon justkui süvendab seda olukorda, kus Euroopa võib islami hordidega üle ujutada ja mina näen, et meil on Euroopas on sisemised jõud, kes tahavad iga hinna eest hävitada Euroopa riike. No võib ju kokku võtta, et põrgutee on sillutatud heade soovidega. Eks muidugi. Nendest me kindlasti siin saadetes veel palju räägime. Aga Evelin, läheme oma saate põhiteema juurde. Nimelt ikkagi valimiste järel on kõige põnevam teema, kes siis hakkab valitsema järgmisel 3-4 aastal. Statistika ütleb, et koalitsioonid muutuvad 4 aasta sees päris paljudes kohtades, aga kes siis alustavad praeguses stardis? Ja üllatus, kuigi EKRE sai seekord vähem volikogude kohti kui eelmine kord, siis oleme hoopis rohkemates kohtades koalitsiooni juures. Ja, et tegelikult kui ka politoloogide käest küsida, et kas valimised võidab see, kellel on rohkem kohti volikogus või võidab see, kes saab koalitsiooni ja politoloogid on öelnud, valimised võidab see, kes saab koalitsiooni, sest opositsioonis sa võid terve armeega olla, aga sa ei saa ju midagi muuta oma valijatele antud lubadusi ellu viia ja kui me nüüd vaatame ja võrdleme eelmiste valimistega, ma ütleks küll, et EKRE on võitja. Seda küll, mitte volikogu liikmete numbrite osas ja vaata, kui sa alustasid sellest, et tõeline edu on see, kui sa saad oma asju ellu viia, siis eelmine kord oli EKRE-l ka palju õppijaid, sest me tõime nii palju uusi inimesi koalitsioonidesse ja aga näha on, et need paljudes kohtades on EKRE nii usaldusväärne olnud, oma sõna pidanud ja olnud väga hea valitseja, et neid tahetakse uuesti koalitsiooni saada. Ja siin on ka mõnes mõttes väike nagu saladus ka peidus, et miks EKRE-l on kohti vähem. Mina toon Vinni valla näite, et üks inimene, kes EKRE ridades sai volikokku, hüppas üle Isamaasse ja sai nüüd Isamaa ridades volikokku, et ma kujutan ette, et väga paljudes omavalitsustes on sama olukord, kus EKRE on töötanud inimese üles, teinud talle reklaami, kampaaniat. No võtame jällegi, võtame näiteks siis Kanepi valla, et seal esinumber proua Rebane, tema sai siis kenasti volikokku ja oli väga uhke selle üle, aga EKRE oli ta vahepeal nagu tuntuks ka teinud ja õpetanud volikogus välja. No võtame kas või siit samast lähedalt Kadrina vallast, et samuti eelmine valimine sai noormees volikokku. Siim Umerov, kellest saab nüüd ilmselt vallavanem. Ja koalitsiooni kokkulepe näeb ette et temast saab nüüd vallavanem, aga mõnes mõttes võib ju mõelda, et näete, et see noormees kandis EKRE väärtusi, põhimõtteid, ta oli esinumber, sai volikokku, järgmisel hetkel ta hüppas Isamaa ridadesse ja Isamaa tegi siis meie liikmest vallavanema. No ju siis oli ametikohta vaja, sest EKRE jäi eelmine kord nii opositsiooni, aga ju siis sai ametikoha. Aga selle juurde me ka kohe tuleme, milline koalitsioon üldse Kadrinas on sündimas. Aga Evelin, üle Eesti on ju märkimisväärseid koalitsioone sündimas. Mõned tunduvad päris keerulised, sest Pärnu linnas on lausa 5 osapoolt, et 2 valimisliitu, siis Keskerakond,
parempoolsed, EKRE, siis 3 erakonda ja 2 valimisliitu, et ja põnev valitsemisviis ka, et lepiti kokku, et kordamööda täidetakse linnapeatooli. Ja, et kui nüüd võrrelda eelmisi 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimisi ja tänaseid, siis on tõesti üks selline eripära. Minu meelest on väga palju valimisliite, väga palju on sellist killustatust, et koalitsioone tõesti moodustavad kas 4 või lausa 5 osapoolt ja valimistulle on läinud pea 7 nimekirja või isegi rohkem ja sellist killustatust on palju, aga tõesti Pärnus on EKRE-l 2 abilinnapea kohta ja on terandamas ka linnapeaamet, aga kui nüüd linnadest üles lugeda, siis EKRE on koalitsioonis Paides, Põlvas, Tõrvas, Viljandis, Põltsamaal ja nähtavasti ka meil siin Tapal lähevad lõpuks need läbirääkimised nii kaugele, et tehakse ka koalitsioon ja EKRE on koalitsioonis. Ja ma nimetan veel Saaremaa, sellepärast, et Kuressaare linn käib ka sinna alla ja seal on EKRE saanud ka siis auväärse volikogu esimehe koha ja järelikult ka siis päris palju meie teemasid on sisse pandud. Ma olen ainult fragmentaalselt lugenud, nii et mul ei ole kohe teile ette võtta seda kokkulepet. Ja paljudes maaomavalitsustes on sama lugu, et EKRE on selgelt koalitsioonis sees ja kõige omapärasemad on ju see, kus oled kaalukeeleks, et nendel kaalukeeltel on haruliselt suur mõju ja kui me liigumegi nüüd, tähendab enne kui me Virumaa juurde liigume, siis räägiks paar sõna Tallinnast ka, et seal on kummalised lood, juba mitmendat nädalat käib kassi-hiire mäng, kes kellega läheb, kes keda. Ja ma just vaatasin Ossinovski artiklit, hoidis ennast jõuga tagasi, et mitte halvasti öelda Isamaa kohta, vaid ütles, no üks me siin võiksime ikka kokkuleppele saada ja hoidis hinge kinni, et mitte seda õhkõrna kristallklaasi lasta põrandale kukkuda. Aga minu vahel on poliitikas olulised ka need kuulujutud, mida me siin võime ka vahendada, sest me ei ütle, et see on kindel asi, vaid sellised jutud käivad, et üks põhjus, miks Isamaa keerutab Tallinnas, on see, et nende suurrahastaja Parvel Pruunsild on väga häiritud sellest, et minnakse parempoolsete ja see ühte, kes on Isamaast ära läinud ja nende hulgas on ju ka siis nende esimees on siis endine peaprokurör, kes siis, keda Parvel Pruunsild peab erinevate nõiajahtide korraldajaks. Ja, et Tallinnas on tõesti keeruline ja Isamaa on siin otsustaja, et kuidas need koalitsiooni kõnelused ju kulgevad, sest kui tahetakse Keskerakond välja jätta, siis peab sinna ju kuuluma sotsiaaldemokraadid, siis on vaja parempoolsed, Reformierakond, Isamaa oma 11 mandaadiga, kellel on kõige suurem nii-öelda välja peale tähendab Isamaa nagu 3. häälte saagiga või mandaadi arvuga, et sellest tekib selline paras kompott nagu kokku saavad siis luik, haug ja vähk, et karta on, et väga suured riskid on, et see üldse toimima hakkab. Ja, täpselt nii, aga samas Isamaa puhul, kui ta läheb keskiga, siis on see iroonia, et EKRE-t tõrjuti propagandas sellega, et oi, nad lähevad tõenäoliselt keskiga koalitsiooni, ärge neid valige, eks ole. Seda tegi ka Isamaa mastaapselt, nii et no selles mõttes saavad nüüd küll inimesed tünga, päris korraliku tünga, ütleme siis rahvakeeli välja. Ja saavad ka tünga sellepärast, et mõelge nüüd, kui EKRE oleks saanud Tallinnas volikokku, siis oleks Isamaa tulnud jutuga, et teate, et me peame minema Keskerakonnaga koalitsiooni, sest muidu läheb EKRE ja kõik asi läheb ikka väga halvasti, aga nüüd ei ole neil võimalus kedagi nii-öelda ohvriks või tähendab teha, et öelda, et näete, et me peame seda nii või naapidi tegema. Aga Isamaa keerutamine ja selline
ütleme, et ebapädev käitumine ei ole ju ainult Tallinnas, vaid ka Rakvere, seal Tartus, et ja muidugi ka selline Rakvere ka sinna juurde, aga jah, et Isamaa arvatavasti tekitab valijates pettumust. Ja nii või naa tekitab, sellepärast, et ühtedel lubati, et Kesk on taha ja temaga ei minda ja siis, ja kui ta läheb ka nende vasakäärmuslastega nagu Ossinovski, siis saab ka raske olema, sest seal Tallinnas algab selline kliimapoliitika, mis on ikka nii, et autoga vaeva tööle saad, sellepärast, et on 3 jalgrattarada ja 1 autorada, lihtsalt nutta või sõida või kõnni jala, et nii selline radikaalglobalistlik on olnud see üsna lühikene aeg Ossinovski võimu juures, et sealt tuleb ikka hullu punast roosat löga. Aga kui nüüd vaadata ka nende mandaatide jaotust, et sotsiaaldemokraadid said 17 kohta ja nad on sellest nii-öelda Keskerakonna välisest jõust kõige rohkem saanud mandaate, et loomulikult võiks öelda, et Ossinovski võiks linnapeana jätkata, aga kuulge, üks on vasakpoolne, üdini vasakpoolne ja siis sellega peaks liituma nii-öelda parempoolsed ja Reformierakond ja Isamaa, see on tõesti täielik aga ma ütlesin, et Isamaa sobib sinna küll, sest on ühe jalaga globalistlikus ämbris, teise jalaga siis proovib mängida seda sinimust-valget. Ja nii palju võib-olla see keelepoliitika osas lisada, et sotsialistid ju riputasid endale pähe eestimeelsuse pärjakesed, nemad võitlevad eesti kooli ja eesti keele eest. Aga sellest jälle mõnikord pikemalt, kuidas tegelikult nad üsna mehiselt venestavad Eesti koole, sest nende eesmärk ei ole olnud üksnes lihtsalt see, millega enamus nüüd nõus on, et ikkagi Eesti kool on eestikeelne, vaid see, et panna kõik maksimaalselt eesti-vene lapsed segamini omavahel. Aga see tekitab ju heades keelteoskajates või loomulikes keelteoskajates Eesti lastes nagu erivajadustega grupi nendes koolides, kes oskavad keelt ja siis nad peavad ülejäänuid aastaid ja aastaid järele aitama ja EKRE oleks aidanud seda ikkagi siluda, et kas või niimoodi, et keeleoskuse järgi oleks me nõudnud, et siis pannakse alles kokku, kui vene lapsed on piisava keeleoskuse saavutanud. Seda enam, et meil on ju see lubadus, et laps võib rääkida vahetunnis oma emakeeles, et me ju ei saagi siis seda ju eestikeelseks muuta, kui lapsed räägivad ikkagi oma emakeeles, oma vene keeles vahetunnis, et kas see on siis nüüd siis selge Eesti kool? Ehk siis, igatepidi on keeruline, aga meie asi on ka tagada Eesti lastele normaalne õpikeskkond, et Tallinnas on see probleem, et Rakveres me ei näe sellist keerulist lugu, sest siin on lihtsalt venekeelsus ikkagi nii palju vähemuses, et see on hallatav ja absorbeeritav. Aga läheme korraks veel Tartust läbi, nimelt seal ikka vedas Isamaa kõige rohkem alt, sest loosungiga muudatuste, ellu muudatused, uuendused. Just. Ja esimene asi pandi vana vettinud Reformierakonna mäger Urmas Klaas, paduglobalist, paduhomoaktivist, kes on seda häbi teinud Tartule juba aastaid ja seal lasknud korruptsioonil vohada, nii et silmini on need Reformierakonna korruptandid Tartu üle ujutanud, et ütleme ausalt, et see loosung heade mõtete linn, see on üsna karikatuurseks muutunud. Ja, et kui nüüd mõelda üldse, et Isamaa on ju selline mugavustsoonis olnud, et ei ole ju pidanud aastaid valitsema, nüüd vaene Lukas hakkas muretsema, et äkki tema peab hakkama linnapeaks ja ta ju ei viitsi seda teha. Aga Tartus on tõesti olukord selline, et seal on volikogus 49 kohta, Isamaa sai koos Kris Kärneriga 16 mandaati ja Reformierakond napilt ühe koha vähem 15 mandaati, aga selleks, et saada siis koalitsioon kokku, enamus volikogus on vaja ju ligi 25 häält ja ega siis on vaja ju ka teised kaasata, on vaja siis, kui ka Isamaa tahab teha Reformierakonna vaba valitsus, ta peaks kaasama
Keskerakonna, ka Eesti 200 näiteks ja sotsid jälle. Parempoolsed ka. No, nad ei saanud sisse parandada, ja. Tartus jäid nad välja ja see oli suur asi, sest kujutage ette, kes seda nimekirja seal juhtis, et see oli, või siis kes seal siis möllas linnapea kandidaadina endine nagu kurikuulus valevorst Vahur Kraft, kes jäi isegi Riigikogule valeandmete esitamisega vahele VEB Fondi kohta. No ikka eruprokurör Lavly Perling leidis ikka tõelise mererööbli endale kõrvale, et no kuulge, kallid inimesed, mõelge ka, keda te võtate, kui te tahate uue jõuna alustada. Alustate mereröövlite, vettinud mäkradega, uskumatu, keda on kokku korjatud ja uskumatu, kuidas inimesi lollitatakse, et värske jõud, tuli värske jõud, paar ühesõnaga süvariigi ametnikku ja siis vettinud mägrad, igasugused respublikaanid ja siis täiesti, nagu ma ütlesin, minu jaoks jahmatav, et korjati Vahur Kraft üles, kes on nii räigete asjadega vahele jäänud. Jah, et dokument võltsinud, ma ei tea väga palju neid inimesi, kes on tulnud Riigikogu komisjoni ette võltsitud dokumentidega. No tõesti, see on ainulaade, ma arvan, et see tiitel jääb Vahur Kraftile küll alles, et... No eks talle jääb muud sahkerdused ka, aga meil ju räägitakse seda, et nagu Venemaal irooniliselt öeldaksegi, et pole kinni püütud, siis pole varaseks. Et kuigi kõik teavad, et tegu on vargaga või suliga ja see on kurb. Aga lähme edasi. Nimelt käime korraks läbi Lääne-Virumaa. See huvitab Lääne-Viru kuulajaid kõige rohkem, et alustame sinust endast, et panite ikkagi nüüd siis oma sõrmejälje alla lepingule. Jah, nii sai tehtud, et Vinni vallas moodustavad koalitsiooni valimisliit Meie Kodu, Vinni vald, EKRE ja Keskerakond. Ja ega siis meil muud ka üle ei jäänud, sest meil oli valida, kas minna Isamaaga või valimisliiduga, kuna neil oli kõige rohkem hääli, aga Isamaa ei võtnud üldse toru. Ma arvan, et ka siin Lääne-Virumaal, tähendab Vinni vallas on nad ka võib-olla väsinud, et ei ütlesid päris rõõmsalt, et nemad jäävad opositsiooni, aga mis on meile hästi oluline, et koalitsioonilepingusse sai kirja see, et uusi tuulikualade detailplaneeringuid ei algatata ja ollakse ka vastu hiiglaslikele tuuleparkidele. See oli meie jaoks kõige tähtsam. Et no jaa, see on päris konkreetne, et uusi ei algatata, sest siis on juba kindel, et 2 parki jääb algatamata. Sest ma vaatasin ka meie lausa 4 parki jääb algatamata ja see tähendab 70 uue tuuliku tulemist tegelikult, et hetkel on 84 tuuliku puhul algatatud detailplaneering ja tegelikult Vinni vallas oli Soolas 150 tuulikut. Aga mis veel ülejäänud asjad, kui ma vaatasin ka neid programme ja lubadusi, eks me kõik Vinni valla inimesed oleme, tahame kõik ühtemoodi seda, et Vinni vallas elu edeneks, oleks hea kõigil elada, lapsed hoitud, pensionärid. No aga ma ütlen, et eks Vinni valla valija peab leppima sellega, et hetkel, et me suudame osad ära hoida, need, mis on juba algatatud, nende tulevikku me veel ei tea, seal tuleb muidugi ka, et teha pingutusi, et need ära hoida, et selleks oleks pidanud kallid Vinni valla valijad andma EKRE-le vähemalt poole rohkem hääli, et proovime võidelda sellega, mis meil on, et ma ütlen, et ärkamisprotsess inimestel alles käib, et see valu, see tohutu valu, mis tuleb siis, kui hakatakse raadama gigantseid koguseid betooni valama looduskaunitesse kohtadesse ja vedama neid mitmesaja meetriseid kolakaid läbi linnade ja asulate. See nutt alles tuleb, et... Ma arvan, et kõige hullem tegelikult ongi see ehitusperiood, sest see on ju gigantne Tallinna teletorni ehitamine. Selle ühe tuuliku vundament on ju 2000
tonni betooni, sealhulgas veel rauda, kruusa, killustikku, et milline sagimine läheb lahti nende külavaheteedel, et seda ühte tuulikut sinna üles panna. Kusjuures vastas on tohutud jõud sellega, et nendel tuuleärikatel on kogu aeg võtta Eesti parimad advokaadibürood, sest nemad hakkavad liigutama ju sadu miljoneid, pluss siis riigi raha, kümneid ja kümneid miljoneid subsiidiumeid. Nad saadavad ka mittealgatamiste peale oma advokaatide hordid kallale, et Soraineni advokaadibüroo on lausa spetsialiseerunud inimeste ahistamisele sellel teemal. Päris huvitav, mis riigi nagu tasandil toimub, et kõik nad ju ootavad, millal riik kuulutab välja vähem pakkumise, et siis saaks juba selle riigi meepoti juurde, et sealt hakkaks juba tilkuma neid toetusi ja subsiidiume. Tohutu ähvardamine. Aga riik kogu aeg venitab, jälle lükkab edasi, aga mulle väga meeldiks see mõte, kui ma vaatan, kus mujal ka toimub, et raha ei tule. Stop, saate hakkama, ei pea riik kogu aeg peale tilgutama. Me räägime sellest kohe veel, mida Bill Gates nüüd arvas kliimapoliitikast. Aga lähme edasi, et samamoodi meil on praegu siis, meil on üks hääl Kadrinas, üks volikogu koht, Raivo Olev, kes ka siin saates on esinemas käinud, on siis meil isikuna koalitsioonis, aga muidu terve kohalik EKRE osakond on selle taga. Ehk siis samamoodi on koalitsioonileppes see, et tuuleparki ei algatata. See on ikkagi päris suur võit ka EKRE-le selle koha pealt, et me ühe kohaga koalitsioonis oleme sellises tähtsas positsioonis. Mitte ainult EKRE-le, kogu Kadrina valla rahvale, sest seal läheks ka ju põrgu lahti. Kadrina on selle suhtes kompaktselt, on jaotanud see asula, on Kadrina Alevi ümber ja teine on siis Tammsalu. Ja need tuulepargid oleks hakanud väga palju seda asulat mõjutama. Praegu meil ikkagi oli juttu Hulja park ja siis seal üleval on Viitna park ja tegelikult sealt kimbutab meid Tapa valda kimbutavad muidugi ka tuulikud, aga Tapa valda kimbutavad ülepiiriliselt ja me kohe jõuame Tapa valla juurde. Siis mida ma tahtsin lisada on see, et mõnes mõttes, kui me nüüd suudame ka need advokaadibürood maha murda, kes hakkavad ründama Kadrina valda, siis on nii, et me päästame ju ka Rakvere linna ära, sest meie Rakvere linna lehes oli ju selline retooriline küsimus, kas Rakvere pääseb tuulikutest ja me kirjeldasime olukorda, et 5 kilomeetri kaugusele Hulja tuulepargile see hakkab Rakveret mõjutama. Nii et võib olla vägagi oluline, millised valimised toimuvad Kadrinas ja see tähendab Rakverele väga suurt tagajärge. Aga nüüd jõudsimegi Tapa valda, kuhu sa tõtlikult ette liikusid. Nimelt Tapa valla läbirääkimised on ka eeldatavasti päris kaugel, enne kui ei ole allkirja all, ei saa me siiski midagi kinnitada, aga praegu just oli Virumaa teatajas uudis, kus öeldi, et Valgejõgi nagu ei saa koalitsiooni, et talle see ei taha mitte õnnestuda, kuigi nad said kõige rohkem kohti, 8 kohta koguni Tapa volikogus. Alati on ju koalitsioon kergem moodustada, kui on osapooli vähem. Et Valgejõel ja EKRE-l oleks olnud mugavam teha see koalitsioon, aga EKRE-l on väga kehv kogemus seoses Valgejõega. Eelmine kord mindi lahku ja seal poole peal Valgejõega, et ju siis sellel on ikkagi selge mõju tagantjärelegi, aga samas ei saa välistada kunagi, et need on muutumises, eriti need valimisliidud, et nende suur probleem on amorfsus, et nendega ei pruugigi saada alati asju käima, sellepärast, et on palju kohti, palju erinevaid arvamusi, erakondad on palju ühtsamad oma seisukohtades ja siis nendega on raske valitseda, kuna ei saagi hääli kokku olulisteks hääletusteks, et see võib olla üks põhjus, miks mindi teist teed, et olla pigem nagu kindlam. Jah, et kui valimisliit ju on tihti
erinevate erakondade esindajatest moodustunud, siis on ka seal erinevad maailmavaated, mis kõik ju mõjutavad lõpuks neid otsuseid ja sellist stabiilsust, et hästi oluline on ju ikkagi, et see koalitsioon 4 aastat vastu peaks. Ja muidugi kõigepealt siis veel Rakvere valla olukorrast, seal on EKRE jäänud loodetavasti konstruktiivsesse opositsiooni, sest valimisliit, kus muidugi olid eesotsas sotsid, sai 11 kohta ja nii need valimisliidud on, et hästi palju erakondlasi on sinna peitu pugenud, kes muidu hääli kokku ei saaks. Aga EKRE on ikka läinud oma lipu all ja oleme oma 3 kohaga seal loodetavasti hästi aktiivsed ja ka konstruktiivsed. Haljala vallas on siiamaani veel segane olukord, sest seal on 7 poliitilist jõudu sisse saanud. Ja Haljala vallal on tõesti erakordne olukord, kus juures seal ei ole nagu ülekaalukat võitu ühelgi nimekirjal, ehk siis peab moodustuma väikestest nii-öelda tükikestest see koalitsioon, et mitu valimisliitu, Isamaa veel seal oma nimekirjaga, EKRE oma nimekirjaga, et eks nüüd vaatame, kas senine vallavanem saab need inimesed oma laua taha või tuleb hoopis teine, et päris uus koalitsioon. Ja Väike-Maarjas on noatera peal, tegelikult on võimalik, et tuulikute vastased saaksid enamuse valimisliidud ja siis EKRE ja siis igal juhul väga pingeline olukord ja ma ütlen, et seal on vastutus väga suur, sest valijad võivad väga vihaseks saada, kui vaene Väike-Maarja vald saab üle 100 Tallinna teletorni selga endale, et kas tõesti siis ei ole seda tunnet, et rahvas ei taha neid. Ja ma ütlen, et see, kes ikkagi läheb Reformiga liitu, see võib saada sellise tohutu surve peale pärast lihtsalt valijate käest, sa ei saa poodi ka minna, eks nad küsivad, et miks te meile tuulikud kraesse tõite ja siis see surve altpoolt võib hästi tugevaks minna. Jah, et seal on see jagunemine ka olnud nii-öelda mitte maailmavaate pealt, vaid selle pealt, et kas mulle tehakse õue peale see suur tuulik või mitte ja seal on isegi olnud ju nii tubli see kogukond, et nad on pannud oma nimekirjad välja, tulnud poliitikasse ja mis ongi kummaline, et Väike-Maarja on Lääne-Virumaal ainukene omavalitsus, kus on Reformierakonnast kondlasest juht, ehk siis kõik see, mida riik nagu teeb meie rahvaga, et võiks ju koha kätte näidata ka Väike-Maarjas Reformierakonnale ja mitte lasta neil kõiki neid sigadusi ellu viia ka koha peal. Jaa, seda küll, et seal tuleks küll Reformierakond eksiili saata ja puhkama tükiks ajaks, arvestades just seda, mida nad oma vallaga on valmis olnud tegema jõhkra tuuliku terrori osas. Aga ikkagi valija näitas ka Väike-Maarjas Reformierakonnale koha kätte, kui Reformierakond sai eelmistel valimistel 7 kohta, siis tänaseks on jäänud alles peale toimunud valimisi ainult 3 mandaati. Jaa, korralik saun tegelikult ja tulekski nad siis sinna sauna istuma jätta seekord ja järele mõtlema. Ja see oli ka signaal, väga tugev signaal Reformierakonnale. Ja veel lõpetuseks, selle ringi lõpetuseks võtan korraks Rakvere ette, et siin oleme meiegi läinud läbirääkimiste laua ääres Isamaaga. Aga enne seda pidulikult teatas Isamaa linnapea Triin Varek, et EKRE-ga on neil kõige vähem ühist. No mis sa ütleb? No minul on selline tunne, et Triin Varek ei ole aru saanud, et Isamaa on nagu teise maailmavaatega erakond, et olles keskerakondlane ja astudes Isamaasse ja minu meelest ongi Rakvere Isamaa on kuidagi väga vasakpoolne, et kui ma vaatan neid homoaktiviste seal nimekirjas. Anne Nõgu, kes on homofestivali üks peasponsoreid, minge ise vaadake, Art Hotelli, Art Cafe on ühed peasponsorid, eks ole, ise on koolijuhataja, samal ajal laseb laste ajusid
pesta ja huvitavad, milliseid õpikuid nad veel seal kasutavad. Seal on kindlasti 20 sotsiaalset sugu väga kõrge au sees eragümnaasiumis, et siis mis on sellel inimesel pistmist rahvuskonservatiivsusega? Null ju. No ütleski Triin Varek välja, et EKRE-ga on neil kõige vähem ühist ja minu meelest ongi see ka rahva petmine tulla välja ja öelda, et oi, me oleme mingi Isamaa erakonna nimekiri. Ei, nad oleks võinud võib-olla valimisliit Isamaa oma nimekiri. Valimisliit Keskmaa oleks pidanud olema. Just, sest see on ju täitsa nagu harjumatu olukord, kus kõik saadikud jooksevad teise erakonda üle ja siis tehakse nägu, et kõik on nii nagu enne, Isamaa on justkui nii nagu enne. No ei ole ju. Ja ma nägin seda ka debatil, kui Triin Varek lausa vihastas, kui ma ütlesin, et Rakvere peab olema eestikeelne ja eestimeelne linn. Mis mõttes eestimeelne? Sa olid ju kuulamas, eks ole, oli. Ei, no see oli nagu nii naljakas, inimene solvust, vihastus, et sa räägid, et Rakveres peab midagi eestimeelset olema ja see hakkas sa lehvitama põhiseadusega, et põhiseadus ütleb, et meil peab ikka kõik rahvad. Kõik peavad olema võrdsed, et ja ajakirjanik küsis ka vihase häälega, et mis siis teistest rahvastest saab. Nii, et kallid inimesed, Rakvere peab olema praeguse linnapea järgi, Isamaa linnapea järgi, nõndanimetatud rahvuskonservatiivse linnapea järgi üks multikulti paradiis, homoparadiis, kamalammas, eks ole, vaopagulased teevad oma tsirkust ja praevad oma lambašašlõkki. See peab olema oluline, mitte eestlased ega eesti keel, kõik peab olema multikulti ja seda te saategi järgmised 4 aastat. Pettus läks jälle läbi ja muudatused Rakveres ilmselt saavad olema 0%, nagu Isamaa lubas uhkelt plakatitel. Muutus algab. Muutus algab, no minu meelest, kui nad üldse midagi tahavad muuta, nad võiks vähemalt linnapead muuta. No kuulge, see nagu lausa nagu naeruväärne, mis Rakveres toimub, see ei ole üldse tõsiselt võetav. No kuulge, volikogu esimees on olnud varsti 30 aastat ja siis räägitakse muutusest, et see on kõige stagneerunum olukord üldse kogu Eestis, et kuulge, võtke värsket õhku, tehke aken lahti korraks. Tehke aken lahti, et teil ei peaks õiguskantsler kirjutama, et ärge võtke seadusega vastuolus olevaid seadusi vastu või määrusi vastu, millega te hakkate ise endale preemiaid ja hüvitisi maksma. Massööre, prillihüvitisi ja tähendab spordivõistlusi ja see stagneerumine on olnud selline, kus EKRE iseenesest võiks tuule läbi lasta majast õhutada, kui meiesugused konservatiivid sinna tuleksid. Võib-olla Isamaa muutuks ka siis konservatiivsemaks, leiaks ise enda üles, aga ta ei leia ju, No ma ei tea, Rakverele võib selle 4 aasta jooksul kaasa tunda ja mis veel, inimesed on ju rõõmsad, mõtlevad, näete, saime ühe tänava korda, aga head inimesed, seda on liiga vähe, kui me mingitele abilinnapeadele, kes on täiesti nagu kohatäide, maksame 4 aasta jooksul 200 000, mõelge, kui palju asju saaks selle 200 000 eest teha. Aga te saate palju selfid selle eest, ma arvan, et võiks ette öelda, et 2000 selfid saate linnapea Triin Varek, kes tal hästi palju aega selfisid tega, et järelikult tal seda tööd nii palju ei ole. Ja muide, ka see on naeruväärne, et erakondade rahastamise järelevalve komisjon juba tegi märgukirja, et hea linnapea ära eksponeeri ennast omavalitsuse Facebooki lehel, et see pole kohane, et oli... No üleshoolamine muidugi. Ei, probleem oligi selles, et uudis justkui puudutanudki linnapead, aga linnapea pani oma pildi sinna juurde ja ma ei tea, kas väljas läheb soojemaks, oli uudis ja linnapea oli oma uue kleidiga, aga see ongi naeruväärne, et see ei ole tõsiselt võetav. Evelin, läheme nüüd ühele väiksele reklaamipausile ja edasi räägime veel e-valimistest. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja me oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, et täna räägivad teiega Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets, mõlemad valitud Lääne-Virumaa rahva poolt. Evelin, EKRE tegi Riigikohtule vastava kaebuse ja sai ka heakskiidu sellele, aga see veel ei muuda e-valimisi selliseks, mis
paneks paika, et selliseid asju ei tohiks järgmine päev enam kunagi teha. Eks me ootame tegelikult ka seda otsust. EKRE tegi nõude kohtu kaudu, et e-valimistel uuesti ülelugemist ja vaatlejatele saada võimalust ligipääsuks riist- ja tarkvarale, millega e-valimisi tehti, et juba seal tekkis see probleem, et vaatlejatele ei näidatud algoritmi enne hääletust, enne valimist ja siis hakati vaidlema, mis asi on see valimine, millal see peaks pihta hakkama, aga tegelikult, kui tehti proovihääletus, see ongi valimine. Sellest hetkest hakkas pihta, aga vaatlejatele ei näidatud seda ja minu meelest, kui teil midagi ju varjata ei ole, milleks on vaja vaatlejatega, milleks on vaja valimiste vaatlejatega vaja kembelda, mitte lasta neil osaleda, mitte näidata neile algoritme. Mina sellest aru ei saa. No Eestis on valimised ehitatud nii üles, et sa pead usaldama, aga mitte kontrollima. Ehk siis sa pead usaldama inimesi, kellel on näkku vaadates juba globalistlik maailmavaade, kelles suur osa usub Reformierakonda poole sõna pealt ja sa pead muudkui uskuma neid, uskuge juba aastaid ja aastaid. Kusjuures e-valimist üks tuntud argument, et saaks lihtsamini ja kodunt hääletada ja nii ja naa ja hääletada ja hääletamise aktiivsus tõuseb. Ei ole hääletamise aktiivsus tõusnud. See on väga tõsine vastuargument, aga mis on kõige hullem on ikkagi, mida soomlased ütlesid oma ühes raportis, ütlesid, et meil on valimiste usaldus palju tähtsam kui see, et sa saad mugavamalt justkui teha jalg üle põlve kodunt õlle kruusi kõrvalt, kus on veel 10 sõpra külla tulnud ja panevad ID-kaarti sisse ja toksivad siis teise sõbra nime sisse. Et selliseid kohalikke valimisjaoskondi olevat avatud päris palju ja paraku selle teema juurde edasi minnes, et paraku tuli Rakveres ikka ja jälle teateid häälte ostmisest, seekord olevat isegi hind alla läinud. Eelmine kord osteti hulgim väidetavalt 40 eurot tükk, nüüd juba on inflatsioon olnud või tähendab on kukkunud 20-le, kas inimese 20 eurole hääl. Kusjuures selliseid asju saaks ennetada, öelda, et näete, et kui on mingil IP, no igal arvutil on oma individuaalne IP aadress, kui sealt hakkab tulema mingi 20, 15, 100 häält, see peaks kuskilt lööma punase tule põlema laternad, kuulge, midagi toimub, kas kuskilt on sisse häkitud, aga seda ei nähta probleemina, et tuleb ühe IP aadressi pealt, ma ei tea, sadade kaupa hääli. See tähendab, et siis masinavärk ise ka ei kontrolli seda, et kui oleks 200-300 häält ühelt aadressilt, ühelt arvutilt, kuulge, kõik peaks punasesse minema ja ütlema, et paneme siin kõik seisma, aga ma arvan, et ei pane midagi ja nii ongi, et tuleb 100, võib-olla need osavad sellid vahetavad ka umbes 100 pealt arvutit. Ei, see on ka huvitav, et igasugused arvutimängud või mingid, kui on ka kuskil mingid konkursid välja kuulutatud, on ka lihtlabane, see internetimängudes on IP aadress, mis nagu reguleerib, et keegi saab väga palju enda poolt hääletada, aga e-valimistel ei ole seda ja me oleme korraldanud neid e-hääletust juba ligi 20 aastat ja räägitakse kui digiedulugu, aga samas ei ole e-hääletuste usaldus aastatega kasvanud. Evelin, kas oleks kohane, kui ma panen välja 500 eurose auhinna sellele inimesele, kes läheb politseisse ja tunnistab, kui talt osteti hääl? See oleks nagu avalik, nagu USA-s on ikka need näiteks kurjategija tabamise auhinnad. On ju riiklik politseijaoskond kuulutab välja, et röövlit on vaja tabada, auhind $10,000, leidke maa alt või maa pealt. Ehk siis, kusjuures ma rõhutan, et see, kes oma häält müüs, see ei lähe nagu kriminaalkaristuse alla üldse, sellepärast, et ostmine on kriminaliseeritud. Mitte see müümist minu teada küll ei ole. Ja aga kes see tahab
hakata kurjategijaga pärast kemplema, et noh, nagu vaadates meie kohtusüsteeme ka, et pättidel on nagu rohkem õigusi ja jääb ülegi, karistused on madalad ja siis, kui see vaene inimene nüüd läheb ja politseisse ja ütleb, et näete, et see inimene ostis minu käest hääle, siis pätt ütleb, et mis mõttes, see valetab, ei ole midagi ostnud, kus on tõendid ja meil ei ole ju tõendid. No igal juhul ma pean seda pisut mõtlema, aga mina olen valmis inimestele, kellel nagu süda valutab oma selle hetkelise rumaluse või järeleandlikkuse pärast päriselt ka preemiat maksma nii-öelda avalikult. Kui ta tunnistab selle üles ausalt, selline mõte on mul peast läbi käinud, sest teisiti kuidagi ei õnnestu seda ahelat katkestada, et meil käib häälte ostmine, need teated veenavad mind selles. Ja need samad teated nimetavad ka nimesid, ma ei saa neid praegu nimetada sellepärast, et lihtsalt meil ei ole politseis veel käidud, meil ei ole tunnistust ametlikult antud, aga igal juhul, kui teie olete midagi kuulnud, head kuulajad, andke meile teada, kirjutage sotsiaalmeedias mulle või helistage, et vähemalt oleks mulle hea teada, kuhu niidid viivad ja miks neid hääli siis ka niimoodi ostetakse. Ega siis tegelikult kui see äritehing käib, ega siis need inimesed, kes ostavad, ei ole need samad, kes tellisid. Ja siin on ju väike see probleem ka, et kui inimene teeb pätiga tehingu, tihtipeale ta ju kannatab ise, aga praeguses olukorras aidatakse oma häälte müügitehinguga pätid ju võimule. Et ebaausad inimesed, ega siis ei tähenda, et inimene on ühe koha peal ebaaus, et ostab omale hääli, aga ta on ka oma tegevuses üleüldiselt ebaaus ja see toob ju kõik selle kaasa, toob korruptsiooni kaasa, toob kehva valitsemise kaasa. Just, sest need valitsejad ei osta niisama ilu pärast, et seal õitseda, vaid nad tahavad endale 100-kordset või 1000-kordset kasumit sellest pärast. Jah, see on odav investeering, et ostad seal 100 euro eest või ma ei tea, 1000 euro eest omale 50 häält ja tihtipeale sellest juba ju piisab mõnel juhul, et saada linna volikokku, hiljem kuhugi soojale kohale ja tegelikult meie kõik nagu maksame seetõttu, et linna halvasti valitsetakse. Ja see võib olla ka põhjus, et pärast ei saa mõnest kuidagi lahti, sest tal on juba see harjumus kuritegu käes, muudkui ostab ja näeb, et keegi ei ole võimeline teda peatama ja see on selline peitkuritegu, keegi ei taha ka pärast tunnistada, et ta oma hääle müüs. Nii et oleme jah siin kinnises ringis. Aga Evelin, enne viimase teemana, enne lõppu oli huvitav teade, et Bill Gates on hakanud tagasi tõmbama oma kliimahüsteeriat ja selle peale Donald Trump ütles juba päris humoorikalt oma Truth Sociali grupis, et kuulge, minu võit Bill Gates tunnistas, et ta on täielikult eksinud, et kliimahüsteeria ei ole mingi number 1. Kliimateema ei ole mingi number 1 asi, tuleb tegeleda inimeste heaolu, turvalisuse, tervise, jõukusega, mitte kliimapaanikat õhutada ja Gates siis tunnistas ka, et ega siis nagu maailm ei lõpe mitte ära aga nii on seda ju aastaid tehtud, et inimesed viidud hüsteeria seisundis, Eesti noored karjuvad tänaval, et ma ei taha lapsi saada siia hirmsasse maailma, maakera hukkub, eks ole. Et need globalistid on eestlastelt isegi lapsed ära võtnud sellega tahtmise saada uusi eestlasi järeltulijatena, et hüsteeriatel ja hullumeelsustel on rängad tagajärjed. Rängad, see ei ole nii, et teadus arenes korra ühes suunas, korra teises suunas. Me lihtsalt laguneme laiali, majandus laguneb laiali, mõistus variseb kokku, lapsed jäävad saamata. Aga siin ongi, et ega ei saa ju ärimehi ju usaldada, et nemad nüüd oleks muretsenud siin kliima soojenemise pärast ja siin juba targemad inimesed ütlevadki, et Bill Gatesi kannapöörde taga on arusaam, et kliimapaanika pole enam kasulik investeering. Et mõtle, kui hea on igasugustesse roheasjadesse investeerida, kui sa tead, et inimesed peavad seda ostma, peavad kinni maksma ja sa
saad miljardeid, et noh, mõtleme kas või elektriautod, noh Eesti näide, et inimesed saavad elektriauto soetamisel riigilt ehk maksumaksjalt 4000 eurot, no kas pole tore, iga auto pealt saab see ärimees siis 4000 eurot maksumaksja raha, aga nüüd, kuna Trump on võtnud selle hoiaku, et me enam ei maksa subsiidiumeid nendele Hiinast tulevatele tuulikutele ja päikesepaneelidele, nüüd siis Bill Gates vaatas, et oi, et äkki muudaks, et sealt võib ju raha kaotada ja nüüd siis leiab, et tuleb oma investeeringut teise kohta suunata. Ja Bill Gates on globalismi sümbol, ehk siis tema ajab kõiki globalistlikke asju agressiivselt oma gigantsete rahadega üle maakera nagu Soros. Ehk siis ta on päris ohtlik mees. Ja samal ajal mul on hea meel, et maailm ei ole õnneks nagu globalismi orjuses ainukesena, vaid näiteks Elon Musk, kes on ikkagi ka maailma jõukamate inimeste tipus, siis tema võitleb normaalsuse eest päris jõuliselt ja ütleb, et võitlen ka oma laste eest, sest üks tema laps otsustas ka heast peast sugu hakata vahetama ja see oli talle üks õudne kogemus, mis ilmselt siis andis talle veel viimase tõuke, et vahepeal ta ka oli nagu kahtleb oma asjades, aga siis kas või massiimmigratsiooni vastu olemises on ta haruldane eeskuju, sest massiimmigratsioon hävitab lääne tsivilisatsiooni. Aga mõtle, sellised globalistid ju kogu aeg pajatavad, see toob jõukust, see toob raha, see toob uusi töökohti, neil on töökohti puudu, alati, nii nagu Eesti see tööstuskaubanduskoda, alati, neil ei saa iialgi isu täis, et ühest Aafrika riigist on ikka veel 1000 inimest toomata ja küll on ohtlik olukord, kui sul on ühed ühiskonna mõjukamad inimesed kuskilt tööstuskaubanduskojas ja töötavad rahvusriigi vastu, hambad ristis. Saaks aga aafriklasi, saaks aga hindusid, saaks aga bangladeshlasi, saaks aga kedagi sisse tuua, et see on täpselt nagu Vene ajal mingisugused nõukogude aparatšikud tassisid üle Venemaa rahvast kokku. Ja nüüd ongi niimoodi, et noh, vaatame ka selle Bolti äri, et tahad tellida taksot, noh kas või lapsele, et ta saaks ühest kohast teise minna, vaatad, Ali vastab, Mohammed või mingi Ali või sa mõtled, ma ei julge, mul on ebaturvaline panna või isegi sõita autoga, kus on mingi tundmatu inimene, kes ei oska ei ühtegi keelt peale, ei inglise keelt, ei ühtegi keelt, ma ei tea peale. Täpselt hea näide, et kuidas Boltid lihtsalt rullivad üle immigratsiooniseadustest, keeleseadustest, et on tüüpilised globalistid, kes töötavad sõna otseses mõttes Eesti rahva ja riigi vastu. Tõsi, et siis Villik kirjutas mulle lausa isikliku kirja, kus ütles, me ei ole, mis te sõimate meid Riigikogu puldist, et me oleme Eesti riigi poolt. Ma ütlesin, et te ei ole, te töötate vastu. Sest nad ju koormavad meie sotsiaalsüsteemi ka, kui nendel ka mingi väike õnnetus juhtub, lähevad EMO-sse, EMO on tasuta, saavad oma protseduurid sealt tehtud, neil ei ole vaja perearstigi ja kõik see on ju maksumaksja seljas, meie omad inimesed ei pääse enam arstide juurde ja see sama, noh, ütleme ka ärimeeste projekt, kui me vaatame siin, päikesepaneelid enam ei müü hästi, kuskil läheb tuulepark, läheb pankrotti, no kas või meie endi Enefit Greeni tuulepark Soomes läks pankrotti, et noh, see on jälle nagu näide, et me vähemalt mulle tundub, kui Bill Gates juba arvab, et kliimaprobleem ei ole enam probleem, et me liigume siis õiges suunas. Me liigume, sest kui peamised globalistid hakkavad alla andma, siis see on väga tugev märk, aga meil on neid, neid inimesi, kes oma tuulikuid tahavad püsti panna ja loodavad riigi raha piiramatus koguses, neid on ikka palju, et sellist toorest alatust meil jätkub veel tükiks ajaks, mis siis, et globalismi peaarhitektid hakkavad juba natukene tagasi tõmbama. Ja see jõuab pagana pihta meie enda talude ukse alla Väike-Maarja vallas või kuskil mujal või Aljalas, kui me vastu ei hakka. Et see ongi nii julm, et kui globalistlik on Eesti, et me nagu väga suurte raskustega näeme üldse läbi, mida meiega planeeritakse ja ma nii ootan, et eestlased lõpuks hakkaks jälle
oma rahvust ja iseennast austama ja ei oleks globalistide mängukannid. Loodame, et me järgmistes saadetes saame teile jälle häid uudiseid tuua. Loodame jah, et jää hakkab sulama ja terve mõistus tuleb koju, aga jah, loodame. Järgmisel laupäeval kell 12. Kuulake meid jälle. Kohtumiseni. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.